seikluskeskuses avati koerte park. Mida selline park endast siis kujutab? See on nagu koerte lõbustamise park, kus koerad saavad tunda ennast tõelise pereliikmena ja koos terve päeva perega kaasas fannida, nii et see on kogu perekeskus ja koerad on selle liige. No see on väga tore, inimesed saavad nüüd tulla ise siia seiklema, võtta enda koerad kaasa. Kus teil selline idee üleüldse sündis? No see vist on sarnane lugu nagu kõik need teised lood siin 20 aasta jooksul, kus siis see keskus on koos meie nende arendajatega ise nagu kasvanud. Et kunagi, kui me olime enda arvates kõvad lumelaudurid 20 aastat tagasi ja hakkasime suusakeskust tegema, et siis me ei teadnud peredest ja koertest veel midagi, et siis me tegime suusatamist. Aga nii kaua, kuni see 13 aastaga valmis, siis me saime teada, et meie kliimas ei olegi suusatamine väga lõbus. Ja selleks ajaks olid meil pered tekkinud, et siis meil tundus, et see pääsetee on perekeskus suhine. Ja selle saimegi 2 aastat tagasi valmis, kukkus päris hästi välja. Ja nüüd siis, kus meil olid kõikidel inimestel praktiliselt, kes siin aastaringi töötavad, on tekkinud koerad peredesse, siis oli järgmine samm suhteliselt loogiline, et nagu me olime oma koertest, siis me olime ka kõikide külaliste koertest, nii et ma arvan, niimoodi see lugu sündiski. Kas omanikud saavad oma koerad siia jätta ja minna ise seiklema, nendega tegeletakse, vaadatakse, et need ei lähe tülli või kuidas see siin täpsemalt välja näeb? Ei, selle vastutuse me ikka jätame omanikele, et nemad ise ikkagi hoolitsevad ja vastutavad oma koera eest, et kui tal võib olla maailma kõige nunnum koer nagu Pepe näiteks, aga teatud natuuriga koertega ta lihtsalt ei saa hakkama ja läheb nagu närvi, nii et meie ei taha selle eest vastutada. Et ikkagi, kuna siin ei ole ka aeda ümber, siis on selline vaba lava, et siis ikkagi iga peremees ise peab oma koera hoidma ja armastama, et meie seda ülesannet tema eest ei võta endale. Et päris koerahoid see siiski pole. Aga nüüd lähme vaatame, mida siis Joonas siin teha saab. Jürgen, koeraomanikuna sa peaksid teadma, mida Joonas asjast arvab. Tahab ta minna agilitit tegema? Tead, Joonas ei ole ammu agilitit teinud. Ma pean ütlema, et ta on kunagi seda sorti rada proovinud, aga me võime päris roostes olla. Nii et asi võib olla päris piinlik, sest me ei ole siin väga nagu katsetada saanud. Millised maiustused sul Joonasele kaasa võetud on? Ma olen oma koera ära petnud tema enda tavalise toiduga. Ja toimib? Vaatame kohe, kas toimib. Joonas, kuule, tule edasi. Väga hea. Nii, lähme, liik. Oh, see käib ka kiiresti. Ta lõpuni hea, tubli. Hea, poome edasi. Tule. Nii, viimane, hea, tule. Rõngas. Hop. Ai! Kui tubli, no kuidas sa oled Joonase esitusega rahul? Tead, ma olen väga rahul, sellepärast, et me ei ole päris tükk aega seda proovinud. Tuleb välja, et koertel seisab väga hästi meeles see, mida nad on aastaid õppinud. Ja nagu ma ütlesin, maiustus peab olema. No tubli, Joonas. Kui palju tal on möödas viimasest korrast, kui ta sellist rada läbis? Ma arvan ikka paar aastat, aga mulle tundub, et nagu sa nägid, tegelikult talle väga meeldib ja koertele meeldib. Aga meil on võimalus, ma arvan, vaadata, kuidas päriselt profid ka seda teevad ikkagi. Loola on tõepoolest proff, aga tegelikult on tegemist täiesti tavalise koeraga. Jaa, ma mõtlen, mis see proff ja täiesti tavaline koer, et mis vahe seal on. Et ta on tõesti täiesti tavaline koer ilma tõuta, leiulaps. Ja kui ma läksin siis leiulapsega loomaarsti juurde, et küsida, et kes siit tuleb, siis ta tõmbas nii-öelda lõualt läbi, ütles, terrierit siit ei tule, habet ei ole, aga ma ei tea, siuke üllatusmuna segu seitse, keegi ei tea, mis tõupu ta on. Aga sa oled tema tõelise potentsiaali üles leidnud ja ta teeb ka kõige raskemaid agilititrikke. Ta teeb kõiki agiliti võtteid ja vahendeid, aga see tõesti on kõige raskem, sest see on siuke terava nurgaga ja kitsas asi, et alguses ta läheb suure rabistamisega, liigse entusiasmiga, eks ju. Aga kui ta nüüd siin 2 korda sai tehtud, siis ta sai aru sellest, millise energiaga sinna peale minna ja ronib üles, on ja.
no mida üleüldse ühele koeraomanikule see tähendab, et sa saad tulla siia lõbusalt aega veetma ja nüüd on koertele ka sihuke park siia tehtud? See on väga-väga vahva selles mõttes, et kui koer on harjunud, nüüd on meil tegelikult Tallinnas igal pool selliseid vahvaid kohti, kus saab koeraga käia ja koer on aru saanud, see on minu lõbustuspark. Ehk et kui me Loolaga sealt parkimisplatsist tulime, siis ma olin seal rihma otsas niimoodi, et ütles, lähme sinna, see on minu lõbustuspark, eks ju. Et väga-väga-väga lahe, et koeral on väga hea meel. Tubli Loola. No kuidas ta hakkama sai? Nagu peab? Minu arust sai väga hästi hakkama, vaata talle näkku. Ta on ise ka väga rahul. No väga rahul. No kohe tunda, et Loolale on see tõesti meeldinud.